Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub meil Tallinnas Tartu maanteel või Maakri tänaval. Siin on üks selline või mitu sellist pilvelõhkujat ja ühe pilvelõhkuja viimasel korrusel, ma saan aru, et me oleme. Ja siin on üks selline kristlik organisatsioon nagu Malta Ordu. Ja mul õnnestus täna hommikupalvus teha siit ja siin on mul siis ka muusikud, kes aitavad muusikalise poolega. Ja siis on Malta Orduga seotud inimesed. Ma palun, et Indrek Petersoo, kes mind täna aitab, et tutvustaks täpsemalt siis Malta Ordu, mis see Malta Ordu on ja kes meid siis kõik siin on. Suur aitäh, Priidu, tere hommikust kõikidele vaatajatele. Tõepoolest, me viibime praegu pilvepiiril, me viibime Maakri tänaval asuvas Malta Ordu saatkonnas päris kõrgel. Ja võib öelda, et me oleme küll füüsiliselt Eestis, aga juriidilises mõttes me ei viibi Eesti Vabariigi territooriumil, me viibime saatkonna ruumis. Nii et head kolleegid politseist, te olete muidugi alati väga oodatud meie juurde siia külla nagu Priidu, aga meil on saatkonna ruum ja kui keegi teeb pahandust, siis meie võime talle pakkuda poliitilist varipaika nagu kõik saatkonnad. Aga nalja naljaks seda muidugi me ei plaani teha ja me oleme Eesti Vabariigiga väga lähedastes ja toredates suhetes, me oleme väga sõbralik riik Eesti Vabariigil. Minu kõrval on Manfred Mauter von Markhoff, tema on siis Malta Ordu suursaadik Eestis. Minu taga on Kristel ja Juta, nemad täna saadavad seda teenistust lauludega ja minu nimi on Indrek Petersoo, ma olen Malta Ordu liige, ma olen selle suursaatkonna administraator, asjaajaja ja ühtlasi ka sihtasutuse Malta Ordu abiorganisatsioon Eestis juhataja. Nii et väga-väga hea meel on täna Priidu sind ja siis videosilla vahendusel kõiki meie hommikupalvuses osalejaid tervitada. Siin teisel pool on ka üks väga oluline lüli, Aleksander perekonnanimi. Tsihhilov, Aleksander Tsihhilov. Ja tänu temale ma saan, et me saame siin ka olla. Jah, Aleksander, tule. Yeah, please come and maybe you could also present yourself very briefly. Ja ma saan, tema neid ruume üldse üürib ja tema firma on siin viimastel korrustel. Täpselt nii, sellel kahel viimasel korrusel siin Maakri kvartalis paikneb Admiralsi kontor. Aleksander on Admiralsi asutaja, Admirals on teadupärast ka Eesti Kontserdi ja paljude teiste organisatsioonide asutuste suurtoetaja. Ja tänu siis Aleksandri lahkusele, kes on ka Malta Ordu liige ja meie sihtasutuse nõukogu esimees, on meil võimalus seda saatkonna ruumi siis ka igapäevaselt kasutada. Aga Malta Ordu on midagi väga suurt, ma saan, et ta on üle Eesti, aga ta aitab ja panustab kaasa ühiskonna kitsas kohtades ja siin Eestis ka. Jah, ta on üle maailma tegutsenud juba ligi 1000 aastat ja kui niimoodi Malta Ordut väga lühidalt tutvustada, siis ta ongi nii-öelda kolm ainsus. Ehk siis 1000-aastane rüütliordu, mis tegutseb tänase päevani, sündis 11. sajandi keskel ehk siis päris ammu Jeruusalemmas ja aastast 1113 on Malta Ordu ametlikult osa katoliku kirikust. Teiseks on ta iseseisev suveräänne riik, nii et me viibime saatkonnas ja suursaadik istub minu paremal käel ja kohe teid ka tervitab. Ja kolmandaks me räägime siis rahvusvahelisest humanitaarmissioonist, mis tegutseb üle maailma erinevates kriisikoldades, erinevates piirkondades. Praegu siis on kõige suurema tähelepanu all aastaid juba olnud loomulikult Ukraina, aga samamoodi Liibanon, Gaza ja siis sealsed piirkonnad ja sinna saadetakse siis pidevalt abi. Täpselt sellist abi nagu vaja on ja rahvusvahelise mastaabi mõttes on Malta Ordu võrreldav Punase Ristiga. Aga siin Eestis oleme me võrdlemisi uued, me oleme tegutsenud nii saatkonna kui ka siis sihtasutusena natukene juba rohkem kui 3 aastat ja Eesti Vabariigil, nagu ma mainisin, on Malta Orduga diplomaatilised suhted aastast 2020. Siin et siis sõlmiti märtsikuus, vahetult enne seda, kui tuli koroona ja siis tänane suursaadik sai oma volikirjad üle anda alles juulis 2021. Aga tegutseme ja oleme siis koostööd tegemas Toidupangaga, et jagada inimestele toidupakke. Igal laupäeval kell 11 Tallinna keskturul anname suppi. Teeme koostööd Eesti Paralümpiakomiteega, käime eakate kodudes ja siis üks valdkond, kus me ka politsei ja piirivalveametiga teeme väga kenasti koostööd, puudutab programmi Malta Kilp, mis on suunatud siis ühe praeguse hetke suurima häda pettuste ohjeldamisele just see kaudu, et meie vabatahtlikud käivad erinevate kogukondadega rääkimas ja teavitamas neid siis nendest pettuse ohtudest. Vaikselt kasvame ja meil on tänaseks üle 300 vabatahtlikku. Malta Ordu on siis nagu Jeesuse ja Kristuse käed ja jalad siin maa peal, et aidata inimesi. Osa nendest kindlasti. Ja suursaatkond või suursaadik, Malta Ordu suursaadik, kas
tutvustada mõne sõnaga või? Please, would you like to? Yeah. Good morning. I welcome you to the Embassy of the Sovereign Order of Malta. And I want to thank you for your fabulous work you're doing for the community, and especially to protect the people in need and who actually have your protection necessary. So you are actually working in the same tradition of what we are doing since 900 years. So we have a lot of things in common, and I'm very pleased that we have today this transmission from our embassy here in Estonia, and I'm very happy to welcome you all. Ja suursaadik ütles siis lühidalt, et tere tulemast kõigile, tal on suur au tervitada teid videosilla vahendusel siin Malta Ordu suursaatkonnas Tallinnas, kus tänane hommikupalgus eetrisse läheb. Ja võibki öelda, et on väga kena, et politsei kannab ka hoolt ja aitab inimesi, kes on hädas, kes on muredega, ja see on just see vaimsus, mis meid tegelikult Malta Orduga ühendab. Teie teete täpselt seda sama, mida meie ordu on teinud juba 900 aastat, nii et suur aitäh teile teie pühendunud tööle meie kogukonna heaks. Nüüd edasi on meil võimalik laulda või kuulata, mida naised on valmis pandud meile siin ja me kuulama või kaasa laulma. O Maarja, maa ema, me ilu ja au, sul tänu toob täna me kiituse laul. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ei kaunimat leidunud tõotud maal, sul sõna sai saadetud päästmise all. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Meid juhata ema siin Maarjamaa teel, meid aita, et aina sul laulame veel. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ma natukene aitäh lauljatele, korraks natukene tutvustaksin seda laulu, mis just kõlas. See on kuulus Prantsuse rahva viis Ave Maria de Lourdes. Lourdes on siis teadupärast üks pühapaikadest, kus aasta 1858 Möldri tütrele Bernadettile ilmutas ennast pühim Jumalaema Maaria, ja tänaseks on sellest siis saanud katoliku kiriku ja kõikide kristlaste suur palverännakute sihtpunkt, ja maikuu igal nädalavahetusel toimub sinna Lourdi siis ka Malta Ordu rahvusvaheline palverännak, ja meie oleme seal käinud nüüd juba õige mitmendat korda, 4. korda, ja need sõnad, eestikeelsed sõnad on muuseas tõlkinud Isabello Salo, kelle 100. sünni aastapäeva, või mina tahan öelda ikkagi alati sünnipäeva, me novembrikuus tähistasime. Nii et teine laul on ka tulemas meil siin. Mu süda ärka üles ja kiida loojat lauldes, kes kõik head meile annab ja mured ikka kannab. Kui magama ma heitsin, endisa sülle peitsin, mind saatan püüdis neelda, kuid Jumal võttis keelda. Tõesti sa, kui ta vahtis, mind kätte saada tahtis, siis mind süllõitsi ja oma käega kaitsi. Väga tänan, väga ilusa sõnumiga laul.
ja nüüd jääme kuulama, mida Indrek on meile siis tänaseks valmis pannud mõtiskluse ja jutluse poolest. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen. Armsad vennad ja õed Kristuses. Nagu mainitud, siis tänane hommikupalvus jõuab teieni Malta ordu suursaatkonnast Tallinnas. Malta ordu on otse kui kolm ühes, otse kui kolm ainsus. Üks tervik, mis moodustab ühtaegu 1000-aastasest rüütliordust, suveräänsest riigist ja üleilmsest heategevusmissioonist. Oma elu päris esimeses jutluses räägin ma teile ühest püha vaimu viljast, mis seob kuldse niidina Malta ordu ning politseinike ja piirivalvurite igapäevast tööd. Selleks on vastupidavus. Pühakirjas räägitakse vastupidavusest õige palju. Luuka evangeeliumist loeme. Oma vastupidavusega kannatustes te pärite oma hinge. Püha Paulus kirjutab galaatlastele. Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Malta ordu lipukirjaks on Tuitio Fidei et obsequium pauperum, kaitstes usku ja aidates vaeseid. Malta ordu, mida tuntakse ka johanniitide ja hospitaliitidena, on sajandeid kandnud hoolt haigete, vaeste ja kannatajate eest. Ordu ei ole püsinud läbi aegade sellepärast, et maailmas oleks valitsenud pidu ja pillekaar, vaid sellepärast, et rüütlid ega daamid ei ole ka kõige raskematel hetkedel oma kutsumusest loobunud. Katkud, sõjad, pagulus, poliitilised muutused, see on tulnud ja läinud, kuid ligimese armastus ja teenimine on jäänud. Selline ongi vastupidavuse vaim. Jääda truuks armastusele ka siis, kui maailm on muutunud külmaks. Samasugust vastupidavust näeme ka politseinike ja piirivalvurite töös. Kui laps eksib metsa, merel mörlab torm, piiril valitseb pingeline olukord, lendavad droonid või inimesed vajavad abi keset tööd, siis nemad lähevad appi. Teades, et see võib olla ohtlik nende enda elule ja tervisele ja põhjustada lähedastele muret. Nad ei tee seda sellepärast. Teie, kallid sõbrad, ei tee seda sellepärast, et oleks mugav, vaid sellepärast, et keegi peab seisma vahipostil. Vastupidavus tähendab seda, et inimene täidab oma kohust ka siis, kui ta on väsinud, mures või hirmul. Meie õnnistegija Jeesus Kristus näitas meile kõige kõrgemat vastupidavuse teed. Ta ei pöördunud tagasi kannatuste ees. Ta kandis oma risti Golgatale. Jeesuse rist õpetab meid, et tõeline jõud ei seisne mitte tugevuses, vaid ustavuses. Sageli arvame, et vastupidavad on ainult tugevad inimesed. Tegelikult sünnib vastupidavus hoopis nõrkuse keskel. Ema, kes kasvatab oma last üksita. Vana inimene, kes talub rasket haigust naeratusega. Politseinik, kes läheb taas väljakutsele ohtlikku piirkonda. Vabatahtlik, kes ulatab tühja kõhuga inimesele kuuma supikausi. Need inimesed õpetavad meile, mida tähendab võtta oma rist iga päev õlgadele. Rist tähendab kohustust ja vahel ka kannatusi. Ent eelkõige on rist suure rõõmu allikaks. Eesti teatri suurmees Lembit Peterson ütles kord raadiosaates tabavalt, kes otsib Jeesust ristita, see leiab risti Jeesuseta. Head kaasteelised, Jumal ei kutsu meid olema murdumatud. Ta kutsub meid olema ustavad. Ustavus väljendubki vastupidavuses. Jeesus ei lubanud oma jüngritele kerget elu. Ta ütles, maailmas ahistatakse teid, kuid lisas kohe. Olge julged, mina olen maailma ära võitnud. See ongi kristliku vastupidavuse saladus. Me ei toetu ainult iseendale. Meie jõuallikaks on Jumal. Nii nagu päästemeeskond ei lähe tormi keskel merele ilma ühenduseta keskusega, ei tohi ka kristlane katkestada oma ühendust Jumalaga. Kui kaovad palve ja sakramendid, siis hakkab süda väsima. Kui kaob lootus, muutub hing raskeks.
ent inimene, kes usaldab Jumalat, läbib ka kõige raskemad katsumused. Nagu armastab öelda meie piiskop Philippe Jourdan, vastupidavus ja kristlaseks olemine ei tähenda, et me kunagi ei komista, kuku ega murdu. Kukume ikka ja jälle ja teinekord vägagi valusalt. Vastupidavus tähendab seda, et isegi murtuna usaldame Jumalat, tõuseme püsti ning jätkame oma teenimist teekonda, pidades meeles Püha Markuse kirja pandud. Kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Lõpetuseks üks mõtisklus või selline natukene anekdootlik lugu, kui soovite. Kujutagem ette, et seisame ühel hetkel Peetruse ees ja taevariigi võtmehoidja küsib, mida me seal maailmas tegime. Olin hea kristlane. Olgu, 3 punkti, vastab selle peale Peetrus. Mida veel? Olin hea abikaasa, hea isa või ema oma lastele. No nii, 4 punkti, lisab Peetrus. Teenisin ligimesi, tõesti aitasin nii palju kui sai hädasolijaid oma töös ja ka vabatahtlikuna. 5 punkti, kas veel midagi? Hakkame mõtlema, et kogu meie elu võetakse kokku väga kasina punktiskooriga. Ohkame, ütleme, ei tulegi rohkem meelde. Olgu issand meil armuline. 1000 punkti, vastab Peetrus. Aamen. Aamen. Väga tänan, Indrek, väga tore lugu ja jutlus ka, väga hea sõnumiga. Nüüd edasi on meil võimalik laulda üks laul. Siin õnnestus mul kaubale saada 2 laulu. 3. pean ise laulma ja mängima. Jäägu Jumala rahu su üle. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täitku sind, tema valguses käib kõigest oodata peal, tema arm jäägu hoidma sind teeb, tema arm jäägu hoidma sind teeb, jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täitku sind, tema valguses käi kõigest oodata peal, tema arm jäägu hoidma sind teeb, tema arm jäägu hoidma sind teeb. Nüüd me palume ühiselt meie isa palve. After we pray a prayer, Father's prayer, can you give us a blessing? Our Father. And after this, can you give a blessing? Is it okay? Yeah. But I wish you... Yeah, before we make the prayer. Yeah. Nüüd jääme siis meie isa palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, ülitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. May be blessed all members who are participating and everyone who wanted to be here with us, that they're giving the strength to protect the people and to serve the community. Lord, we pray to help us every day, in every hour of our life. So we say im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.